Ja meil on hea meel tervitada stuudios just äsja 5-tunniselt umbusalduse maratonilt saabunud haridusminister Kristina Kallast. Kuidas tunne on? Tere, Indrek. Tere. Väsinud. Väsinud muidugi, 5 tundi ei ole mingi naljaasi. Väsinud ja kurb. Miks kurb? Sellepärast, et need umbusaldused on sellised, tundub, et nende eesmärk on inimene tuua suurde saali selleks, et teda võimalikult erinevatel moel alandada ja lõigata sellest kokku sotsiaalmeedia klippe. Et kui sa nüüd mõtled poliitika tegemise peale, milleks on Riigikogu suur saal, Riigikogu saal on, eks ole, see agora, see demokraatia ruum, kus peaks toimuma see vaidlus. Aga ei toimunud. Ei. Aga samas tulemus on ju väga hea. 22 inimest hääletas umbusalduse avaldamise poolt. See tähendab, et 80% Riigikogu liikmetest on rahul haridusministri tööga. Või läks koju magama. Ka see on võimalik, aga tõlgendame statistiliselt. 80% Riigikogu liikmetest on rahul haridusministri tööga. See on ju kõrge reiting. Pole paha. Ei ole paha. Kas me saame ka erakonna reitingu sama kõrgele? Seda ei ole kunagi võimalik muidugi 80% peale saada. Aga 75. Palun. Kas te olete rahul haridusministri tööga, Kristina Kallase tööga? Mu lapsed nii suured, need on kõik koolid ammu lõpetanud ja unustanud selle teema, aga vist väga rahul ei ole. Aga miks? Sukest ebaselgust. Mingite eksamitega asjad ei õnnestu, et nii palju olen kuulnud, aga... Mis te arvate tehisaru kasutamisest koolis õpilastel? No, see tuleb, sellest pole pääsu. Aga kuidas seda peaks nagu õpetama või kuidas seda võtta vastu? No kindlasti peavad õpetajad ennast õpetama kõigepealt selleks, et lapsi õpetama selles vallas hakata. Ja mis? No minul küll ei ole põhjust ette heita. Poisid on väga heas koolis, õpivad insenerideks. On, jah? Ja ma olen täitsa õnnelik. Aga kui mõtlete, mida muuta veel hariduse juures natuke? See nüüd oli liiga keeruline küsimus, mida muuta. Ma saan aru, et mitu aastat järjest, kuna minu kutid lõpetasid, eks ole, põhikooli, nad üritavad digitaliseerida kuidagi seda põhikooli lõpu eksamisüsteemi ja seda on küll pisut halekoomiline kõrvalt vaadata, kuidas nad pingutavad, aga ei õnnestu. Kuidas te olete rahul haridusministri tööga? No enam-vähem. Ahah, kas oleks midagi muuta? Kindlasti. Ei oska öelda kohe mida? No nii hoobilt ei oska. Aga mis mahus võiks kasutada tehisaru koolides? Mis te sellest arvate? No vanemates klassides kindlasti. Gümnaasiumi aste ja... Ei ole rahul. Ei ole rahul? Äkki oskate öelda, miks? Liiga palju struktuurimuudatusi ministeeriumist, liiga palju plaane. Väga hea vastus. Mis ei ole läbi analüüsitud, mõeldud. Aga kas te oskate öelda, mida võiks nagu siis hariduses veel muuta või mis on see murekoht? Praegu ettepanekuid ei ole, kuna endal ei ole enam kooliealisi lapsi, aga lihtsalt kaugemalt tähelepanu vaatan, liiga palju tõmblemist. Kuidas te olete rahul Eesti haridusministri tööga? Mina? Teie? Oih, aga haridusministri töö ei puuduta väga palju mind praegu momendil. Aha. Aga ma arvan, ta teeb kindlasti head tööd. Okei. Mis te arvate üldse, kuidas koolides tehisaruga on, et mis määral seda võiks kasutada üldse? Teate, mina olen aru saanud, et nendel on nüüd õpetajatel on tehtud ikkagi mingisugune koolitus, et millises mahus nad tohivad seda kasutada, kuidas nad tohivad seda kasutada. Ma arvan, et seda on ju vaja kasutada, kas ei ole või? Kas te haridusministri tööga olete rahul? Enam-vähem. Kristina Kallas. Mis te arvate, mis mahus võiks kasutada tehisaru koolis või kas üldse õpilaste puhul siis? Ma arvan, et tuleks ikka õpetada selles suhtes, et see on tulevik. Ei oska midagi öelda ta kohta. Aga kas te oskate öelda midagi, mida hariduses muuta? No seal on väga palju vaja muuta. Aga mis te arvate, kas tehisaru võiks koolis kasutada juba ja mis mahus näiteks? No kui ta meile niiviisi raginal peale tuleb ikka. Ehk siis õpetaja on ikkagi tähtis? Väga. See on kõige suurem ja kõige tähtsam asi, mis meil üldse praegu on. Põhimõtteliselt Gallup tänavalt näitas, et enamus vastajatest oli haridusministri tööga rahul. Rõhutati kõikjal, et tehisaru
tuleb kasutusele võtta, siis kuidas need samad inimesed valivad Riigikokku need 22 isikut, kes sellega rahul ei ole? No ma arvan, et seesama tunne, et vaata, muutusi ootavad paljud, aga kui need muutused puudutavad sind ja sina pead ka muutuma, siis hakatakse muutustele vastu töötama, et inimene on ikkagi nagu harjumuse loom. Et tead, nagu metsloomad käivad oma söögiraja sisse, ja siis nad seda söögirada väga ei muuda. Jah, olen nõus, aga Vadim Beloprovtsev ütles, et koguni 9 probleemi on. Ja kas sina mõne neist 9 etteheitest võtad nagu omaks või kas sa said nendest üldse aru? Ma kuulasin, mis mulle ette heidetakse. Liiga palju reforme korraga. Ja. Need reformid tekitavad pingeid ja nende, sest muutust on palju korraga ja ministeerium ei toeta piisavalt koolijuhte nende muutuste elluviimisel. Ja siis vist oligi kõik. Ma saan aru, et see oli põhiline etteheide, et ja ongi palju reforme korraga, aga 9 küll ei ole, et nimetada reformiks see, et me kehtestasime õpetajatele karjäärimudeli, seda on natuke palju reformiks nimetada. Aga ütleme nüüd niimoodi, et meil ei ole 9 reformi, on 9 etteheidet, aga kui sina saaks ütelda, et mis need 3 kõige tähtsamat asja, mis samaaegselt hariduspoliitikas ette on võetud, mis need sinu jaoks kõige tähtsamad 3 on? Eestikeelsele õppele üleminek number 1. Nii. Õppimiskohustuse pikendamine kutse- ja keskhariduse tasemeni number 2. 18 aastani. No tegelikult ütleme, 18 aastat on seal aastanumber meeldib kõigile rohkem, aga eesmärk on see, et mitte põhiharidus ei ole täna enam viimane kohustuslik haridus, vaid keskharidus või kutseharidus on viimane kohustuslik haridusaste. Ma küsin kohe ära, kas on karta ka, et kõigile kehtestatakse kohustuslik ülikooliharidus? Ei. Okay. Ja see 3? Ja 3 on kutsehariduse reform. Need on päriselt 3 suurt reformi. Nii, aga lähme siis nende 3 asjaga, mida sa nimetasid edasi. Eestikeelsele haridusele üleminek. Tunduks, et nagu mitte kellelgi selle vastu õieti mitte midagi öelda ei ole, aga meie armsas ühises linnas Narvas on tekkinud nüüd selline probleem, et Hendrik Agur energilise koolijuhina on kehtestanud mingid omad asjad ja linnapea on teda võtnud kritiseerida. Kuidas seda kommenteerida? Tead, see on üks väike jupp sellest eestikeelsele õppele ülemineku muutuse stressist, mis inimesi on tabanud. Et eile Riigikogus, kui oli umbusaldus, siis Keskerakond umbusaldas mind eestikeelsele õppele ülemineku pärast. Ehk siis sellepärast, et... Mis ometi on nende programmiline siht? Ma ei ole sellest kindel, et on. Ma ei ole sellest kindel, et on. Et 4., 5. klassid, et see oli nagu, et see on olnud nendele lastele raske üleminek. Kusjuures mulle tundub, et projitseeritakse õpetajate raskust laste raskuseks, et mitte lastel tegelikult ei ole raske, vaid õpetajal on raske. Ei, aga seal Aguri jutumis oli teistpidi. Ei, Aguri jutus oli see, et et õpilastel... Lapsed jäävad koolist nüüd ära. Jaa, aga see on sama asi, et öeldakse, et täiskasvanutel on endal hirmud seoses muukeelse õppega ja muus keeles õppimisega. Ja need hirme projitseeritakse laste peale. Lapsed ei saa hakkama, lapsed ei õpi ära, lastel on stress ja kui sa vaatad lapsi, siis lastel ei ole stressi. Lapsed saavad hakkama, lihtsalt see, kuidas täiskasvanu lapsega hakkama saab selles õppeprotsessis, on see, mis tekitab stressi. Ja sama on ka nende õppuritega, kes Narvas justkui õppetööle ilmunud ja nüüd oli meeletu mure, et iga 5. laps ei ole õppetööl. Aga tead, miks nad õppetööl ei ole? Osad tüübid ei oleks õppetööl olnud ka siis, kui see õpe oleks vene keeles olnud. Selliseid puudujaid on kutsehariduses väga palju. Esimesel ja teisel kursusel. No nad on, õpimotivatsioon on madal, eks ole, käivad juhuslikult koolis.
Teine osa lapsi on haiged, meil on haiguste periood praegu päris, mõni puudub terve nädala, aga see on intensiivne eesti keele õpe, 26 tundi nädalas. Kui sa puudud terve nädala haiguse pärast, sa oled 26 tundi eesti keelest maha jäänud, siis on sul juba, eks ole, nädal nii-öelda võlas, et sa oled juba maha jäänud sellest. Ja kolmas kategooria lapsi on siis tõesti need, kellel tekkis mingi protest, et nemad on tulnud piltlikult öeldes munapraadimist õppima kokaks ja nüüd pandi ta hoopis eesti keele tundi ja ta peab istuma tegema, eks ole, grammatikateste, tekste lugema, harjutama vältevaheldust ja käändelõppe. Et temal oli protest, tema tahab nii-öelda kokaks õppida, aga tead, mis juhtus, miks oli vaja eesti keele tundi panna see kokaks õppija või? Sellepärast, et nad tulid tundi, nad hakkasid, eks ole, köögis munapraadimist õppima, õpetajad, et võtke pann ja pange tulele ja mitte ükski laps tunnis aru ei saanud. Ma saan sellest aru, aga sellepärast tulebki jälle ju rõõmu tunda, et 80% õppuritest ilmus eesti keele tundi ja kui mingi 10% või 20% isegi ei ilmu, et siis see on ju Eesti riigi võit. Näitab, et eestikeelsele haridusele minnakse üle ja lapsed õpivad. Ja need, kes jäävad maha, need õpivad hiljem. Mis see teine mure oli? 4. ja 5. klassid. No näed. Mis seal on? No seal on see, et õpilased õppisid 3 aastat vene keeles ja siis nad järsku 4. aastas pidid hakkama õppima eesti keeles. Ja siis nad ei osanud eesti keelt ja siis nad matemaatikat ega loodusõpetust ei saanud õppida. Ei saanud tõesti samamoodi õppida, nagu nad õppisid 3. Ei saanud õppida, sest õppekeel muutus. On ju? Ja see tähendab, et õppimise protsess tuleb ümber teha. Aga see on õpetaja raskus. Kas venelased ei kasuta araabia numbreid? Kasutavad küll, aga vaata, kui sulle öeldi 4+2, siis nüüd oli 4+2. Aga kirjutad tahvli peale samamoodi. Keeleõppe puhas. Jah, keeleõppe. Keeleõppe, mille sees on ühtlasi ka matemaatikaõppe. Aga 4. klassis matemaatika on juba päris keeruline, aga kui sa termineid ei valda, siis on sul raske matemaatikat õppida. Aga siis ongi see, et esiteks aineõppe tempo läheb aeglasemaks ja õppemetoodika muutub ja õppeprotsess iseenesest õpetab selle teistmoodi õpetamise tegema, aga meie õpetajad, ma arvan, ei olnud valmis, aga ma ka Riigikogu saalis tuletasin meelde Keskerakonna liikmetele. Lapsed, kes läksid 24. aastal 4. klassi, nad olid 10-aastased. 10-aastased. Neil on veel 18. eluaastani kui palju? 8 aastat koolis käia. 8 aastat. Kui nad oleks seal 4. veel edasi muudkui vene keeles õppinud veel 8 aastat, siis aastal 2032 oleks Eesti koolisüsteemist välja tulnud lapsed, kes ei tee ära eesti keelt B1 tasemel. Veel ka aastal 2032. Ja mina arvan, et meil ei ole seda mandaati täiskasvanutena lasta sellel juhtuda. On ju? Me ei saa lihtsalt öelda, et oi vabandust, te olete nüüd siin 10 aastat, teiega me enam ei tegele. Teie nüüd minge veel aastani 2032 ja õppige vene keeles ja pärast me tegeleme selle vigade parandusega. 8 aasta jooksul on võimalik lapsele koolis väga palju selgeks õpetada, seal hulgas ka eesti keel. Jaa. Just. Aga see reform, ta ei ole tehtud, aga ta on otsustatud, ta käib ja selles mõttes kas... Ta on otsustatud, ta käib, seal on väga palju stressi, seal on... mitu umbusaldust mul juba sellepärast, eks ole, käimas, et me seda teeme. Seal on rahulolematust teatud piirkondades selle reformiga, aga iga reformiga käib selline asi kaasas. See on nagu nii-öelda, nagu öeldakse, ministrile palga sisse kirjutatud, et sa pead selle muutuse eest vedamisega liikuma, eks ole, ja sa ei tohi seisma jääda, sa ei tohi tagasi pöörata, sest nii pea, kui sa tagasi pöörad, siis sa teed selle karuteene lihtsalt nendele lastele. Aga palga sisse on kirjutatud ka mingisugune asi, mille nimi on SAIS 3. Mis me sellega teeme? Mis sellega juhtus? Mis loom see üldse on? Miks seda vaja on? Vaata, sina oled õpetaja, sina tead või lapsevanemad teavad ka ja need, kes 9. klassi lõpetanud on siin viimase 10 aasta jooksul teavad, et lõpetad 9. klassi ära või õigemini sa pole veel lõpetanud, sa pead hakkama otsima endale järgmist õppimisviisi. Ja vähemalt Tartus oli, nagu ma toon Tartu näitel, sest mul on 2 last juba 9. klassi protsessist läbi käinud, et Eestis on kõige stressi rohkem 9. klassi lõpetamine ja järgmisesse õppeastmesse sisseastumine, isegi ülikooli sisseastumine vist ei ole nii stressi rohkem.
ja seal on väga palju erinevaid põhjuseid, aga sa tahad Tartus gümnaasiumisse sisse astuda, siis sa lähed ja esitad avaldused läbi sisseastumine.ee. Kui sa mõtled, et ma igaks juhuks esitan avaldusega kutsekooli või ma valin sealt endale kutsevaliku, siis sa lähed sais.ee-sse, esitad sealt avaldused ja siis sa mõtled, et äkki ma Tartu gümnaasiumisse ei sea, ma teeks veel alternatiivi näiteks Elva gümnaasiumisse või Lähte gümnaasiumisse või võib ka Nõo gümnaasiumisse, siis tuleb lihtsalt saata e-mail nendele koolidele, üks e-mail Elvasse, üks e-mail Lähtele, Nõo vist kasutas ka tegelikult saisi. Ühesõnaga, laps peab siis või lapsevanem peab kasutama 3-4 erinevat portaali või e-maili selleks, et tegeleda koolide sisseastumist. Idee oli seda lihtsustada. Nii, idee oli selles, et sul on üks portaal, mille nimi on sisseastumine või see sisseastumise infosüsteem, logid sinna sisse, sealt valid endale koolide nimekirjast, eks ole, seal on kõik gümnaasiumid, kõik kutsekoolid, valid sealt koolide nimekirjast, ma tahan sinna. Ei, no see on minu idee, meie idee, aga Soome on selle ees ära teinud. Ja, me kopeerisime see idee Soomest, sa tahtsid seda teha, aga mis läks tuksi? Me ei jõudnud selle arendusega valmis. Selle IT-arendus jõudis valmis loomulikult. Hange oli või? Jah, hange oli, arendaja ja hange. IT-arendus jõudis valmis, aga siis me panime selle IT-arenduse või selle süsteemi, ta sai ise ju valmis. Panime koormustesti peale, hakkasime talle peale keerama kasutajaid. Kõik vanemad läksid korraga peale? Kõik vanemad läksid korraga peale, kõik lapsed läksid korraga peale ja kõik koolijuhid olid ka, sest nad pidid sinna infot sisestama ja siis see süsteem enam, kui on 100 000 kasutajat peal, siis ta enam ei töötanud, siis ta hangus ära. Ja nüüd ta lebab Emajõe kaldal nagu purunenud Bolsonovi aurumasin. Ei. Selle süsteemi koormusvõimekusega nüüd tegeletakse, et seda on võimalik, see on lihtsalt tavaline IT-arenduse protsess, et sa selle koormusvõimekuse testid ära, ei tööta, arendad edasi, eks ole, arendaja peab tegema seda tööd, et see koormusvõimekus nagu tekiks. Ja teeb? No tuleb juunikuu lõpuks peaks see koormusvõimekus olema tal tehtud, meil on lihtsalt paar kuud jäi puudu ajaliselt selleks, et teda veel lõpuni arendada. Nii et... Mis hetkel ta tegelikult pidi nagu töötama? 19. jaanuar. Et jaanuarist algas see protsess. Ja, 19. jaanuar pidi ta töötama. Ja mis me ütleme nüüd lohutamiseks lapsevanematele, kellel on 9. klassi? Lohutasuks seda, et läheb nii nagu oli eelmine aasta, üle-eelmine aasta, üle-eelmine aasta. Ehk siis sõltuvalt sellest, mida kool on harjunud kasutama, seda keskkonda kasutada. Vana kaev ei ole veel täis aeg? Ei. Elu läheb edasi. Alles hiljuti aasta tagasi asutasid sa koos Vabariigi president Alar Karisega tehisintellekti hüppe sihtasutuse. Selle aasta eelarve on palju suurem. Selle aasta on 3 miljonit on sellel aastal ja 4 miljonit järgmisel, üle 4 miljoni järgmisel aastal. Seleta lihtsale inimesele, mis asi see on? See on see, et sa ei ole enam õpetaja, eks ole, koolis. Kui sa oleksid täna gümnaasiumiõpetaja, töötaksid Eesti gümnaasiumis, siis oleks augustis tehtud sulle 2 päeva koolitust, mis asi on tehisaru, kuidas ta töötab, kust tulevad andmed, mis tema hallutsineerimine on ja nii edasi. Sa oleks selle koolituse pidanud läbima 2 päeva, 21. august, 22. august. Ja siis sa oleks saanud ChatGPT edu versiooni litsentsi. Nii, see on tasuline litsents, see antakse igale õpetajale, see on täna olemas ja siis sa hakkad seda oma tundides. Kõik õpetajad. Kõik Eesti õpetajad? Kõik gümnaasiumi õpetajad. Kõik gümnaasiumi õpetajad, järgmisel aastal saavad kõik kutsekoolide õpetajad ja siis sa saad seda litsentsi kasutada, et õppetöö planeerimisel, õppetunni planeerimisel, eks ole, tunnikava koostamisel, töölehtede tegemisel, muuseas jube hea abimees töölehtede tegemisel õpetajal. Ja õpetajatel on sellised omavahelised õpiringid, kus nad siis jagavad kogemust, kuidas nad seda kasutavad, mis see funktsionaalsus sellel tehisarenduse tehnoloogia, mis on siis rakendatud nii-öelda õpetajatööks. Nüüd veebruarist alates oleme me hakanud seda tehisaru litsentsi jagama õpilastele. 10. ja 11. klassid gümnaasiumites. Et nad saaksid õpetajaid tüsata? Ei, kui õpetaja annab tõesti niisuguse ülesande, mida on lihtne tehisaruga ära teha, no siis ega õpilane ju, inimene on oma loomult laisk, muidugi ta laseb tehisarul selle ülesande ära teha. Aga see eesmärk on ju see, et see tehisaru integreeritakse sinna õppesse niimoodi, et see ei ole lihtsalt, et palun tee essee,
vaid et ta peab kasutama seda tehisaru ja õpib seda tehisaru kasutama selleks, et ta enda mõtlemine, selle õpilase enda mõtlemine läheks veel keerulisemaks ja sügavamaks, kui ta täna on. Mõtlemise õpetamine on ju haridus. Sind õpetatakse mõtlema. Kutseharidus, mis sellega siis nüüd saab? Me tegime kutsehariduses 32 eriala valikut õppekava. 32 eriala on võimalik valida kutsehariduses täna. Et sa saad, lähed põhimõtteliselt tahad keskharidust omandada, aga samal ajal saad valida endale siis näiteks täiesti uued õppekavad on sport, riigikaitse, droonijuhi eriala, ehk siis mehitamata õhusõidukite juhi eriala. Seal oli väga palju, seal oli mehaanika valdkonnas, biokeemia valdkonnas hästi palju uusi erialasid, mida sa saad kutsekoolis õppida. Ja lisaks on niimoodi veel, et kui vanasti oli niimoodi, et läksid õppima näiteks mehaaniku erialale, kutsekeskharidusse, automehaanika erialale, kutsekeskharidusse ja siis avastasid seal esimese aasta lõpus või teise aasta alguses, et tead, et see keskkooli matemaatika ja kogu see inglise keel ja need eesti keele käänded ei lähe, et ma tahaks tegelikult ainult eriala omandada, et mul see keskharidus ei ole võib-olla minu jaoks, mitte praegu vähemalt. Siis sa kukkusid sealt õppekavalt välja, sellepärast, et sa ei saanud keskhariduses aineid tehtud ja siis sa jäid põhiharidusega. Siis sa pidid uuesti minema õppima, aga ilma keskhariduseta. Reform on nüüd niimoodi, et alustad seal ja kui sa avastad, et see keskhariduse õpe ei ole ikkagi see, mida sa tahad lõpuni teha, siis selle võib kõrvale tõsta ja ikkagi selle eriala, mida sa oled seal valinud, see kutseoskuste osa, selle saad lõpuni ära teha. Ühesõnaga, sind pandi surve alla, hääletus läks nagu läks, 80% Riigikogu liikmeid toetas sinu kurssi, mis on väga hea, aga nüüd, kas reiting tõusis? Ei tõusis. Eesti 200 reiting. Sind seostatakse Eesti 200-ga. Räägitakse, et sa oled selle partei liider. Nii on, vastab tõele. Nii, kas reiting tõuseb sellest, et sa pingutad hariduse eest? Ma arvan, et iga valitsusjuhi ja ministriga on selline lugu, et tema tegusid hinnatakse tagant järgi. Sina oled Mart Laariga koos töötanud. Kuidas oli Mart Laari reiting siis, kui ta reforme tegi? Madal. Väga madal. Väga madal. Aga mitte sellisele küsimus, aga see käib palga sisse. Ja, see käib ja me räägime praegu erakonna asjast. Sa oled erakonna juht, haridusministri töö kõrvalt. Eks ole, see on nagu hobi või vabatahtlik töö. Ja kogu aeg Eesti meedias lauldakse seda refrääni, et te olete surijad, te olete surivoodil, te olete 2%. Mis te teete? Võt, meil on see reitingute maailm on tekkinud, eks ole, kus meil vanasti oli reitingud kord kvartalis, uuringufirmad tegid, sest liiga palju pidi telefoniga inimesi ja tänaval küsitlema. Ja siis tehti kord kuus ja nüüd tehakse kord nädalas. Ja kogu aeg mõõdetakse, ja need reitingud muutuvad nagu ennast täitvaks ette ennustuseks juba, eks ole. Võib juhtuda. Ja, just. Ja, aga demokraatlikus süsteemis on niimoodi, et mitte reiting ei määra ära sinu mandaadi, vaid valija. Absoluutselt nõus. Mitte reitingufirma. Valimised ei ole enam väga kaugel. Ei ole. Aasta ja kuu pärast. Just, ja siis saab valija teha oma otsuse. Ja valija saab öelda. Kas nime vahetatakse? Nimi meest ei riku. Meest mitte, aga parteid. Ka parteid ei riku nimi. Okei, juhti vahetatakse? Ma arvan, et ei ole praegu õige hetk selleks. Väga hea vastus. Ma arvan, et seda otsustavad erakonna liikmed. Just. Väga ilus. Lõpetuseks on mul veel ka provintsiaalne küsimus. Provintsiaalne? Provintsiaalne. Nii. Haridus- ja teadusminister, endise minister Tõnis Lukase juhatusel kolis teatavasti Tartusse. Tartus on linnavolikogu ja seal on keegi liige Kits Kärneriks. Mida temast arvad? Kas tema on tuleviku tegi? Tähendab, moraalne,
Minu jaoks on tõsine probleem see linnavolikogu liige Kris Kärner, sellepärast, et tegemist on inimesega, kes teatud inimgruppe, eks ole, teatud inimgruppe nii-öelda tühistab tervikuna, võttes neilt ära igasuguse moraalse või õigusliku kaitse. Et neid inimesi on õigus tappa, neid inimesi on õigus rünnata. Samas teatud inimgruppi ta juhuslikult esindab. Ja teatud inimgruppide kahjuks esindab. Ja see on, kes vähegi on koolis käinud vähemalt 9 aastat, on ilmselt õppinud seda, mida tähendab teatud inimgruppide tühistamine. See, et Isamaa erakonna esimees ei võta ühtegi moraalset positsiooni oma ühe fraktsiooni liikme seisukohtade osas, on täpselt sama muret tekitav kui see, mis seisukohti see inimene evib. Ma arvan inimene ise on väike probleem, erakonna juht on suur. Ja. Ma tänan erakonna juht. Aitäh kutsumast!